Tulemast kuulama pilvejuttude 10. episoodi. Minu nimi on Henri, minuga on täna kolleeg Alon. Tervist! Seekord Märt ei ole, kuna Märt on töökohustuste tõttu hõivatud, aga meil on seekord külaline hästi kaugelt, teiselt poolt maakera, IT-insener ja arhitekt Jaanis. Tere, Jaanis! No tere! Kuidas läheb? Meil läheb väga hästi, meil hakkab varsti kevad tulema, et meil on hetkel väljas -2 kraadi, aga salvestuse hetkel ja kuidas sul seal ilm on? Meil on sügis praegu kätte jõudnud, aga sügisilm on 25 kraadi ja päike paistab. Aga jah, gripihooaeg on juba. Meil hakkab varsti tooma, ma loodan. Aga miks me sulle kutsusime sind on see, et rääkida, kuidas on eestlasena töötada kaugelmaal ja kuidas see IT-kultuur ja elu on seal võrreldes meiega. Et räägi natuke endast, et kus sa tuled ja mis sa teed ja... No tulen Eestist. Kodukoht on Saaremaal. Käisin tööl Eestis mitmes kohas ka ennem. Õppisin Tehnikaülikoolis informaatikat ja pärast bakat tekkis siuke tunne, et tahaks midagi muud teha. Ja siis, kui ma seal koolis käisin kooli kõrvalt tööl ka, lihtsalt tundus, et okei, et see peab midagi veel olema, et kas see ongi nüüd siis kõik. Ja siis mõtlesin, et pakin need asjad kokku, lähen Austraaliasse. Isegi ei olnud tegelikult alguses mõtet IT-töötaja. Ma mõtlesin, et võtan mingi, mis tal on lennujaama kõrval siin lennukil lendab läbi. Aga mõtlesin, et võtan väikse pausi IT pealt, aga vist mingi 6 aega olin vist Austraalias olnud. Mõtlesin, et okei, see paus on juba küllalt, et näpud juba sügelevad koodi järgi. Et tahaks midagi teha uuesti. Ja siis sealt see põhimõtteliselt pihta hakkaski töö otsimine alguses ja siis juba kõik need viisajutud, et kuidas siia kauemaks jääda. Ja nüüd ma siin olen olnud juba vist 9 aastat. Ja. Kuidas see esimese töökoha leidmine on, et kas meil on siin Eestis LinkedIn, CV-keskus, CV Online, kas seal on see sarnane või kuidas seal selline IT töö leidmine käib? Alguses esimene töökoht oli kindlasti raskem leida kui teine või kolmas või ükskõik mis järgmine. Aga ja LinkedIn on väga populaarne ja no siin vahepeal, kui see boom oli, siis recruiterid ise helistavad sulle, saadavad sõnumeid, emaile, ise otsivad tagasi. Nüüd on see natuke vaiksemaks jäänud muidugi, aga endiselt on ka sükest headhuntimist väga palju. Ja väga palju on tegelikult ka see, et tutvusringkond, et kui keegi soovitab kuhugi, see mängib tegelikult väga suurt rolli. Et palju lihtsam on kindlasti tööle kandideerida niimoodi. Aga esimene töökoht, kuidas ma selle sain, oli, mul vist läks mingi 6 aega sellega ja ma olin juba peaaegu nagu okei, et no ei tule välja, aga ma tahaks tööd teha, lähen Eestisse tagasi töökoht olemas. Aga jah, kuidagi LinkedIn väga ei töötanud, need CV-keskuse moodi sealt ka hakkas veits ära surema juba. Ja siis, mis ma tegin, oli, siis ma käisin igasugustel meetupidel siis. Ja siis niimoodi ma esimese töökoha tegelikult leidsingi, et istusin meetupil. Seal oli suht väike punt koos. Ja seal oli ühe startupi juht istus ma kõrval tegelikult. Siis me tutvustasime üksteist. Ma ütlesin, et jah, et ma olen Jaanis, Java arendaja, bla. Ja siis ta oli, et ma otsin Java arendajaid. Ja siis kuidagi sealt see juht pihta hakkas ja siis samal päeval tegin ka ühe kiire intervjuu siis selle CTO-ga seal sama startupis. Testid ka järgmisel päeval. Ja see protsess oli ka väga ruttu sealt, et kui sa nagu kedagi tunned nagu näost näkku või siis tutvusringkonnas, kes sind soovitada oskab, see on nagu väga suur pluss. Mis esimene startup siis oli, mis te tegite?
Põhimõtteliselt nagu piletiplatvorm, et Austraalia-sisene igasuguste ürituste pileteid tegime, seal oli põhimõtteliselt full stack arendus, Java, Scala, back-end ja siis AWS-i cloud, jah, et igasugused üritused üle Austraalia. Okei. Nii et cloud oli ka kohe siis mängus, et mainisid siin AWS-i cloud'i. Cloud oli kohe mängus ja ma arvan, et see vist oligi kõige esimene kord, kui ma nagu reaalselt pidin cloud'i ise puutuma. See vist oli mingi siis 2016 äkki või? Jah. Kui sa nüüd mõtled jah, esimest korda, kui sa cloud'iga kokku nii-öelda puutusid, et kui kerge oli siis cloud'i kasutada või muidugi võrreldes selle ajaga on cloud'i AWS-i pool ka kõvasti arenenud, aga millised on võib-olla sinu esimesed need mõtted või siis ühesõnaga, kui sa AWS-iga hakkasid tegelema, et kuidas ta on, mis on esmamulje, ütleme nii? Alguses on muidugi hirmutav, kui sa tead, et sa pead näiteks mingit production'i mingit deploy tegema, et siis nuppa vajutama seal seal nagu produktsiooni kallal on suht hirmus, aga kui sa nagu kellegagi koostööd teed seda, siis nagu veits võtab pingid maha ja kõik. Aga alguses oli küll niimoodi, et seal ei olnud nagu päris välja kujunenud veel korralik siis CI pipeline või midagi. Ehk siis, kui nagu midagi läks valesti ja lihtsalt pidigi nagu käsitsi nagu tagasi rollima selle. Et ei olnud väga nagu kasutajasõbralik, see nagu ei arendajasõbralik. Võib-olla pärastpoole siis küsime, et nõuksed suuremaid pläkke või midagi nagu maha ka põletanud olend, aga seletame saate teises poole. Ja mis sa siis praegu tööalaselt teed või kus sa karjääris nüüd oled seal Austraalias? Siin ma alustasin seal piletiplatvormi peal, seal olin aasta ja natukene, siis olin konsultatsiooni peal peaaegu 6 aastat. Ja siis nüüd ma olen ühes veidi suuremas startupis, kes siis teeb kasutajauuringute andmetöötlust põhimõtteliselt, et sa saad oma kasutajauuringute videod ja kõik dokumendid üles laadida ja siis küsida küsimusi, et kuidas su kasutajatele meeldib su toodet kasutada. Ehk siis praegust töötan seal siis otsingutiimis, ehk siis väga väga kaasaegne tehnoloogia, et väga palju LLM-i peab kasutama AI promptingut. Ja ikka peab natukene ka pilve kasutama, et nagu väga palju siis, kui sa nagu tahad midagi uut kasutada, et midagi tõestada, et okei, et ma saan midagi paremini teha, mis sa pead teadma, kuidas nagu pild töötab. Seal muidugi on veits rohkem välja kujunenud kõik need CI/CD pipeline'id, et see on nagu käsitsi midagi tagasi rollima ei pea. Nii et ühesõnaga selline automeerimine selline on väga nii-öelda juba sisse juurdunud, et nagu sa mainisid ka, et nii-öelda käsitsi väga seal midagi nii-öelda deployma ei pea, eks. Pigem ongi see, et otsitakse alati võimalus, kuidas nii-öelda endal ja kõigil ettevõttel ka elu lihtsamaks teha ja hoida aega kokku ja siis automatiseerida asju. Okay. Teil on see ühes pilves või teil on mingi hübriidlahendus, midagi on on-prem ka või kuidas teil sellega on? Kõik on ühes pilves praegust, et meil on ühes pilves 4 regiooni, siis Ameerikas, Euroopas, Austraalias. Ja see ei ole väga, me üritame olla muidugi nagu cloud agnostic, meil on mingid Bloomi skriptid ja kõik, aga nagu reaalsus on ikkagi midagi teist, et kui sa tahad reaalselt mingi pilve vahetada, siis ma arvan, et ikka tükk tööd. Paraku nii on ka me nagu oma töös seda näeme, et see on
väljakutse pakkuv, et niisugune vendor lock on väga kerge tulema tegelikult. Okei. ma võib-olla veel küsiks vahele, et natukene nii-öelda töö ja kultuuri poole pealt, et noh, sul on praegu, kuna sa oled Austraalias olnud nii kaua, et Eestit nagu võrrelda, eks ju, või Euroopaga võrrelda on keeruline, aga võib-olla kui sa kirjeldaksid näiteks töökorraldust Austraalias, et sa tegelikult oled ju olnud erinevates ettevõtetes, et kuidas sulle nagu võib-olla näib sealne nagu selline hierarhia, otsustamise kiirus ja töötempo, et kuidas sa hindad seda? See hierarhia minu arust on veidi nagu rohkem siin kui Eestis oli, et väga palju on niisugust nagu top-down nagu siis vastutusi, et Eestis minu arust oli see veits nagu flatim, see struktuur. Aga jah, kui nagu võrrelda, siis väga palju peab inimestega rääkima, mis Eestis, ma arvan, Eestis väga nagu sai hakkama, et kui sa nagu ei ole väga jutukas ja tööl, et aga sa näitad, et okei, et su kood on nagu hea ja et oskad, mida sa teed. Aga siin jah, ma arvan, et kõige suurem niisugune kultuuri erinevus on ja see, et meil on praegu ka nagu ei ole väga suur ruum, aga kui ma Eestis olin umbes samas ruumis, siis ruum oli nagu täiesti vaikne või noh, võib-olla nagu inimesed kuidagi vaikselt rääkisid, arutasid mingeid teemasid, aga seal reaalselt ma pean kasutama neid suuri müra summutavaid kalariklappe, et keskenduda kogu aeg on mingisugune taustamüra. Ja samamoodi, et selline nii-öelda pigem võib-olla siis noh, jah, ma ise olen Rootsi klientidega kokku puutunud, et seal on ka hästi nagu tähtis, et kui noh, nii-öelda kohvinurgas räägitakse ja uudiseid tuleb sealt, et ühesõnaga selline noh, kui sa nüüd praegu kirjeldad Austraalia elu, siis ongi, et aktiivne suhtlus on, aga kuidas on näiteks selline otsustamise kiirus, et ja kas on ka nii-öelda bürokraatiat selle osas, et kui sul on vaja, noh, kui on vaja ühesõnaga teha mingi otsus, et sa küsidki näiteks enda juhilt või mõnelt muult tiimiliikmelt, et kas sellega kaasneb ka mingisugune protsess või kui kiiresti need otsused langetatakse muidu? See tegelikult sõltub väga palju siis projektist ja siis töökeskkonnast, et kui ma olin seal eelmises konsultatsioonis ja meil oli mingi väike klient või midagi sarnast, et mingi startup või kes ei olnud nagu väga, kes ei maksnud võib-olla väga palju raha, ma ei tea, konsultatsiooni eest, aga seal, kui sul on mingi otsus, võid vabalt seal ise teha, et kui mingi arhitektuuri küsimus, et mis AWS-i tooteid kasutada või et kuidas midagi lahendada, või rohkem võib-olla nagu kliendiga koostööd, et siis see nagu ära lahendada koos kliendiga, et okei, mis probleem on, et kuidas lahendus leida. Aga nüüd ma panen tähele, et vähemalt tootearenduse pool on see, et on väga vaja ära tõestada siis andmetega oma otsuseid. Et kui sul on mingi probleem, esiteks sa pead nagu ära tõestama andmetega, et see on probleem. Näiteks, mis me teeme praegust on, et me uuendame oma siis otsingumootorit, et see startup seal alguses nende kõik otsingumootor oli siis Postgres SQL-i peal, mis ei ole nagu väga kiire, ei ole väga ka paindlik, siis töötame väga suurte andmetega, aga seal oli vaja isegi see ära põhjendada, et miks siis nagu Postgresi pealt eemale minna kuskile Elasticsearch või OpenSearchi peale. Et ära tõestada, et näiteks meil on nädalas just nii palju nagu timeout'e otsingu peal, keskmine otsing võtab nagu X sekundit aega ja see on nagu liiga palju ja samamoodi ka siis nagu reaalselt kasutate tagasisidet uurida ja siis neid kuulata, et see on ka väga oluline.
aga töötempo osas, et kas sa tunned, et nagu väärtustatakse work-life balance'it nii-öelda ja kuidas üldse töötempo on, et kas on kiire kogu aeg ja kui palju sul nii-öelda sellist noh, rohkem aega jääb puhkusele? Väga hea küsimus, sest et kui ma nagu räägin oma kolleegidega, siis vahest nad kordavad, et okei, et nagu hull stress on ja et nagu nii kiire on. Aga ma ei tea, näiteks praegu on kell 5:18, ma arvan, et kontor on täiesti tühi nagu. Seal ilmselt on mingi 2-3 inimest, kes lihtsalt ei ole mingeid muid hobusi või midagi. Aga jah, inimesed lähevad töölt ära kella 5 paiku. Väga palju jah, saab väljas siin asju teha, randa minna, surfama, ma ei tea. Ja. Veits kadedaks teeb, kui ma praegu meie aknast välja vaatan. Aga tegelikult sama küsimus veel nagu juurde ka, et kuidas teil kodukontor on? Et USA-s see hakkab nagu vaikselt kaduma ja ka Eestis mõned ettevõtted hakkavad inimesi tagasi kontorisse ajama, et kuidas teil see seis seal tundub üldiselt? Siin hakkab see ka kaduma. Ma arvan, et mingi viimase aasta jooksul on see hakanud väga palju kaduma, et mul ka ettevõte praegust see kohustuslik 4 päeva nädalas kontoris käia. Õnneks kontor on lähedal, aga nagu siin mõned inimesed elavad tegelikult päris kaugel, et see linn on suht suur, et sa võid vabalt mingi tund aega hommikul rongiga sõita linna ja. Aga minu arust see hakkas muutuma siis, kui siin see kohalik valitsus hakkas rääkima, et nagu linna keskel hakkavad, ma ei tea, kohvikud kinni panema, et ei ole nagu kliente enam ja nii palju vaba rendipinda on, et mis sellega ette võtta ja siis sealt need muutused pihta hakkasid. Okei. Siis suhteliselt sama nagu meil tundub nii. Aga vist isegi karmim, meil niisugused 4-päevaseid väga ei ole. Bolt vist tegi mingi 2 päeva nädalas või umbes nii, et selles mõttes tundub Eesti on natuke rahulikum. Kuigi ma arvan, et kontoris käia, sellega harjub ära jälle. Et see on nii imelik, et kui sa nagu ennem seda koroonaaega, ma ei tea, jooksid hommikul rongi peale, et nagu tööle mitte hiljaks jääda ja nagu lihtsalt ajasid inimesi tee pealt ära, et tule eest ära, ma vaja kähku tööle jõuda nagu praegu, lihtsalt nagu, et ma pean 2 korda 3 nädalas tööle minema, mis asja. Jah. Tegelikult ma tahtsin korraks veel tagasi minna selle alguse juurde, et mida sa nagu ütleksid noorele IT-inimesele, kes tahaks täna tulla Austraaliasse, nagu, mida nagu teha teisiti võrreldes sinuga või kuidas sa nagu, mis on nagu õppepunktid või niisugused asjad, mis sa õppisid sellest enda tulemisest? Lihtsalt on julgust vaja, ma arvan, ja et Eestist nagu Austraaliasse tööd leida võib olla natuke keerulisem. Juba peamiselt nagu aja vahepeal, et kui sa nagu mõtled, et okei, et sa oled Eestis, muidugi saad kandideerida, isegi Austraalias on päris palju selliseid suuri ettevõtteid ka, kes kohe nagu värvavadki Euroopast, igalt poolt üle maailma inimesi. Seda võib teha. Selle jaoks on lihtsalt vaja selgeks teha kõik see intervjuu protsess, et sa oskad kõik need algoritme ja andmestruktuuri lahendada kiiresti. Et kui sa selle nagu täiesti selgeks õpid, eisid selle intervjuu protsessi, ma arvan, et isegi sa saad leida Eestis tööd. Aga siit koha pealt on kindlasti lihtsam. Juba lihtsalt sellepärast, et ja, sa saad nagu normaalsel ajal selle intervjuud teha ja inimestega nagu suhelda, et nagu telefonikõned on endiselt moes. Et väga palju helistatakse, et ei ole lihtsalt üle emaili midagi kokku leppida. Et sellega peab kindlasti ära harjuma ja kõnedele vastama. Eestis on nii keeruline, meil on nii palju spämm-kõnesid, et sa ei taha üldse vastu võtta võõrast numbrit, nii et okei. Aga tehnoloogia stack vähemalt nii palju, kui ma olen rääkinud, tundub, et ikkagi Eestis on ka üpris palju ettevõtteid kasutavad ikkagi nagu selliseid modernsemaid asju, et selles mõttes see tehnoloogia stacki maailm ei ole nagu nii palju erinev. Ilmselt ei ole ja nagu Javat on siin väga palju,
TypeScripti nüüd on väga palju, AWS-i, React on väga moes endiselt. Seal on veits on Vue'd ka ja ma olen näinud ka nagu C# projekte ja Azure'i peal. Aga ja ma arvan, Java ja TypeScript ja nüüd ka Python koos selle AI buumiga on suht moes. Okei. See, kui me just rääkisime tehnoloogiatest, et noh, me oleme siin ka tihti arutanud ja küsinud, et noh, et AWS või Azure või Google Cloud, et mis sul see tunnetus sealpool on, et mis see populaarsem või no kõhutunne, mis see turujaotus neil seal Austraalias võiks olla? Või sinu projektides või sinu nagu elus? Mis ma näinud olen, on peamiselt ikka AWS-i peal, ma arvan, et mingi 80-20%. Päris suur. Et kõik konsultatsiooni peal ma väga ei olnud Azure'i ega midagi. Azure'i üks peamine eesmärk, et miks inimesed või nagu miks projektid kasutavad seda on siis, kui neil on mingi suur ettevõte, kes on juba Azure AD peal. Et sellega integreerida on nagu Azure Cloudis palju lihtsam kui väljaspool Azure'i. Ja meil ka nagu me tegelikult meil väike tükk on Azure'i peal. Nüüd tuli meelde, et siis kui näiteks me tegime väikse Teamsi äpi, et kuidas sa saad siis oma andmetega rääkida läbi Teamsi, et seda teha, lihtsalt sul on vaja tegelikult Azure'i account'i ja seal Azure AD-s teha application'e ja see ära ühendada. Seda lihtsalt ei saa kuskil mujal teha. Aga muidu me veits hoiame eemale Azure'ist. See ka on nagu ettevõttes keegi ei tahtnud mind aidata ega midagi, okei. Näed, me leidsime ühe multicloud inimese lõpuks üles ka, nüüd nagu tunnistas ikka lõpuks nagu üles, et tal on. Et kusjuures ma ise olin ka pikalt, olin AWS-i peal ja alguses võib-olla oli ka natuke ehmatasin ära, kui ma pean Azure'iga tegelema, aga nüüd ma jällegi mõtlen, et kui ma peaksin hakkama AWS-iga rohkem tegelema, et siis ma nagu eelistaks Azure'i. Aga eks ta niimoodi ongi, et iga uus asi võib alguses olla natuke ehmatav, et kui ta just niimoodi erineb ka. Aga teil on nagu, ma mõtlengi, et miks AWS-is nii populaarne on, et Austraalias, et kas see lihtsalt välja kujunenud või on seal mingisugused rohkem tehnilised toed või tehniline aspekt, miks seda kasutatakse? Ma ei tea, ma arvan, et see rohkem välja kujunud niimoodi, et minu arust nagu, kui ma ise mõtlen, on nagu veidi lihtsam asju nagu kiiresti üles laadida ja siis nagu asju kasvatada läbi AWS-i. Ja see on kindlasti üks suur pluss. Nüüd ma arvan, et ma ei ole nagu väga võrranud näiteks Azure'i AI tehnoloogiat. Ma tean, et neil oli OpenAI-ga oli väga suur koostöö, aga see ka nagu väga gold standard enam pole vist. Et jah, ma arvan, et lihtsalt on välja kujunud niimoodi, et inimesed peamiselt kasutavad AWS-i. Ja kui sa hakkad seal mingeid tooteid kasutama, näiteks nagu meie puhul, nüüd me liigume siis Postgresi pealt AWS open source'i peale ja see on nii nagu peamiselt kindel nagu vendor locker samamoodi. Kommentaariks, tõenäoliselt see on ka tehnoloogia stacki mõttes, kui sul on inimesi, kes oskavad antud tehnoloogiat kasutada ja sul on valikukoht, siis ikkagi ütled, et võtame selle, mida sa oskad. Et kui sul on ettevõttes AWS-i inimesed, siis sa hakatakse eelnevas projektis on teinud AWS-i, siis nad juba hakkavad suunama sind selle peale. Et see ilmselt ongi kõige nagu suurem põhjus, et kui sa näiteks teed mingi startup, kus on mingi 5 inimest ja nendest 4 oskab AWS-i, siis sa ei lähe mingi muu asja peale. Tõenäoliselt jah, et see võib ka olla soodsam, aga vähemalt sul on know-how kohe majast võtta ja saad kiiresti deploy'da asjad ära teha ja asjad liiguvad päris kiiresti. Sa rääkisid, sa oled konsulti teinud 6 aastat, siis sa oled ka vist näinud erasektorit, avalikku sektorit, et kuidas avalik sektor pilve suutub? Meil Eestis on see väga vaevaliselt on nagu see pilve minemine tuleb. Kuidas Austraalias sellega on? Ma vist ühe
erasektori peal tegin ja see oli ka tegelikult jah, päris keeruline. Et ei olnud nagu väga suur huvi selle poole, aga mis me seal tegelikult tegime, oli lihtsalt üks nagu greenfield project, et mitte nagu from scratch. Et seal me ei pidanud nagu väga nende teenustega siis, või meil oli lihtsalt vaba valik, et minna AWS-i peale. Siis me tegime neile väikse nagu proof of concept'i AWS-i peal. Ja see siis läks kasutusse isegi, aga see suhtles hea nende põhimõtteliselt VM-idega kuskil nende mingi internal serverites ja seal pidi siis tegema kõik tunnelid läbi AWS-i pealt nende internal VPN-i ja Networking nightmare. jah. Okei, siis tundub, et suht sama, mis Eestis, et see avalik sektor ei taha väga seda. Ja samamoodi oli ka töötasin siis haigla projekti peal ja seal oli ka nagu väga suur, et okei, et AWS-i kasutada. Et siin on väga suur seadus on see, et sa ei saa patsientide andmeid viia Austraaliast nagu väljapoole. Ehk siis siin on küll data centerid on Sydneys, aga kui sa hakkad nende andmeid töötlema ja siis seal on nagu väga suur bürokraatia taga, et ära tõestada, et okei, et sul on ainult üks regioon ja sa ei vii andmeid kuhugi mujale töötlemiseks isegi mitte. Teine veel on ka keeruline koht nende meditsiiniandmete puhul on ka see, sina võid ära tõestada, et sul on üks regioon, et sa ei liiguta, aga sul on väga keeruline tõestada, et see teenuse pakkuja AWS, Azure või Google ei replikeeri neid välja ka veel kuskil ise redundantsi pärast, et see on veel keerulisem koht minu meelest ära tõestada seda ja koostööd teha, et olen seda näinud. Et see on päris See läks isegi nii kaugele, et ei saanud isegi kaugtööd teha kuskilt väljaspoolt Austraaliat. Et tulin Eestisse puhkusele ja siis ma lihtsalt pidingi puhkust võtma, ma ei saanud tööd teha. Me tegelikult alguses rääkisime, et sa töötad täna ühe startupi jaoks, kes teeb AI-d, et küsime, mis su üldse tunnetus on AI suhtes, et kas ta on nagu tööabiline või ta on nüüd konkurent, kes võtab lähiaastatel töö käest ära või kuidas sa? Seda keegi ei tea, aga ma arvan, et ta on pigem abiline. Ja no me kasutame AI-d väga palju, ka näiteks, see on ma arvan, 2 erinevat valdkonda praegu, et kui me räägime AI sinu igapäevasest töös, et kui mingi koodi kirjutad või mingi probleemi tahad lahendada, et siis no me kasutame seda siin kogu aeg. Ma ei tea isegi, kas ma oskaks midagi teha enam ilma selleta. Et kõik Copiloti pluginid on peale pandud ja see on nagu tegelikult väga palju kiiremaks minu arust kogu selle boilerplatingu, et kui sa tead, mis funktsiooni sa teha tahad, sa paned oma funktsioonile nagu korraliku nime, lihtsalt on tegelikult päris tark juba selle osas, et kui ta skännib kogu see koodi, aga seal ma olen näinud oma kolleegide puhul, eriti nagu juniorite puhul, mis on veits nagu hirmutav, et nad isegi vahest ei ürita aru saada sellest, et mis AI kood genereerib. Ja siis ma vaatan seal nagu pull request tuleb sisse, vaatan, et isegi need AI kommentid on alles jäetud. Ma mõtlesin, et okei, et vähemalt võta need maha ja tee veits paremaks. Tead, ma ei usu, et ta päris tööd meilt ära võtab. Ta kindlasti kiiremaks ja kindlasti see on üks põhjus, et miks tööturg veits vaiksem praegu on. Aga ma arvan, et laias laastus see võib olla veits controversial, aga ma arvan, et ta võiks isegi tööd juurde teha, sest et nüüd nagu sul on rohkem, sa saad rohkem probleeme lahendada. Ja sul on rohkem inimesi tegelikult, kes saavad nagu siseneda tööturule, et nad ei pea nagu kõike nii täpselt teadma võib-olla veel. See on ka väga suur nagu õppematerjal minu arust, et kuidas nagu aru saada asjadest, probleeme lahendada.
jah, aga kindlasti teeb nagu elu väga palju lihtsamaks praegu. jah, ka endal on Copilot ja täitsa nagu tore on temaga vahetevahel suhelda, aga seal on jah, vahetevahel ta teeb natuke asju, millest ma ei saa aru, miks ta nii teeb, et aga jah. Jah, tõsi. Aga kas ma võin vahele küsida, et kuidas Oh, Eestis on, et kas on mingeid ettevõtteid näiteks, kes ei luba kasutada ai tooteid? jah, täitsa on olemas. Mm. ma tean, ma tean, üks suur telekommunikatsiooniettevõte ei luba ai tööl kasutada üldse. Jah. Jah, on täna ja neil on ka sisemised protsesside töö käib, et võib-olla hakatakse lubama, aga ma tean, et on ettevõtted, kes ei luba üldse kasutada. Okei, huvitav. et jah, ma ei oska öelda, mida Military teeb või järsku Military ka ei luba, aga ma tean, et on Eestis ettevõtteid. Jah, need valdkonnad võib-olla tõesti, isegi mingi pangandus, ma arvan, et see ei ole väga hea, kui ta su tervet koodi skännib kogu aeg. Et seal kindlasti tuleb mingeid blokke ette, aga sa saad ka ise mingeid mudeleid teha, eks ole, et Kindlasti, et enda mudelite puhul, et me oleme ju siin ka kuulnud, noh, kui sa kasutad Copilotit ja seal seda GitHubi Copilotit ja selle nagu ära kohitsed niimoodi, et ta ei läheks kuskile, aga siin on olnud juhtumeid, olen lugenud sellised uued startup tulijad, kes tegelikult varastavad kogu su koodibaasi ära, et on ka selliseid asju juba olen lugenud ja näinud, et see on kindlasti ka ohukoht, mida tegelikult turvainimesed vaatavad, et päris tõsiselt sisse vaatavad, et see on ka küsimus. Aga mul on ka olnud kliente või kontakte, kes on ise treeninud omale nagu ettevõttesiseseks ka. Et muidu ei luba, aga nad treenivad iseenda mudeli ja sellega saavad teha, et ma olen ka seda näinud. nii on. Ma arvan, et see on ka koht. Et see tegelikult küsimus on ka juuniorite koha pealt, et kui ai teeb sul turvaaugu kuskile, ma ei tea, port 80 lubab või ma ei tea, mingisuguse, mis on OWASP-i see top suurimad asjad, sulle ikka seda koodi sisse kirjutab, et ja sa aru ei saa, et see on ka veits paha, et ma arvan, et see on ka, miks programmeerijad ära ei kao või arendajad ära ei kao, et nad ikkagi peavad nagu oversight'i omama, sest et muidu meil hakkab see küberturvalisus ka väga kõvasti lonkama. Just, et mis ma ise olen ka näinud, et noh, alguses mind tuli see ai vaimustus, eks ju, mis nüüd Skandinaavia ettevõtetes toimub. Aga siis jällegi on nüüd natuke hakatud rohkem piirama, et noh, Skandinaavia suured ettevõtted endiselt kasutavad seda, noh, nii palju, kui mina olen kokku puutunud, eks ju. Aga jällegi ai-ga ongi see oht, et kui sa nüüd lased, noh, seal tekib selline võib-olla mugavustsoon, et noh, las ta kirjutab kõik valmis ja siis nii-öelda push ime Giti ära ja kõik on väga fine. Aga ta pigem ikkagi on nagu nii-öelda sul see sidekick'i rollis, et sa nagu, ta annab mingeid juhiseid, teeb esimese versiooni koodist, aga siis ikkagi sa pead olema täielikult fokusseeritud ja vaatama, tegema selle code review ära, eks ju, ja siis välja selgitama, et kas seal ongi mingisuguseid selliseid ohumärke koodis, eks ju, et mida tuleks nagu siis korda teha. Aga veel kasutuses on ka selline abiline, et me oleme kasutanud ka code review'na, et kui siis näiteks mõni tiimiliige lisab Giti koodi, siis esimeses faasis teeb nii-öelda Copilot või siis nii-öelda abiline ära selle code review ja siis annab need nii-öelda juhised ja siis nii-öelda inimene vaatab üle selle, et kas see on valiidne või mitte. Et selles mõttes nagu, kui teda kasutada nii optimaalselt, siis on temast abi, aga selline andmete nii-öelda lekkimise pool on alati ohtlik, jah. Jah. Hakkame siin vaikselt ka lõpetama, tahaks tegelikult küsida veel, ma lubasin küsida, et
mis on huvitavad projektid olnud, mis sa teinud oled ja mis on ja juurde ka võib-olla, mis on nagu mõni fail või asi, et on midagi õhku ka lennanud, et mul oli kunagi ülikooli õppejõud, kes ütles, et õigeks inseneriks enne ei saa, kui midagi pole maha põletanud, et oled midagi nagu maha põletanud? jah, kindlasti algusaastatel, aga viimaste aastate jooksul väga ei ole midagi juhtunud sellist. Ma arvan, et huvitavaid projekte, no see praegu vist, ma arvan, et on suht huvitav kogu selle siis otsingu ümbertegemine OpenSearchi peale on suht huvitav, et seal on nagu väga huvitav on see, et ja Postgres on aeglane, aga sa saad põhimõtteliselt Elasticsearchi ja OpenSearchi samamoodi aeglaks teha. et kuidas nagu reaalselt see kiireks teha on suht huvitav, et seal on vaja nagu läbi mängida kõik need shardidega, et need on väga, ma arvan, et see on üks peamine probleem, et kuidas OpenSearch shard teha nagu täpselt sellise suuruseks, et ta nagu skaleerib kõige paremini, et on nagu kõige optimaalsema suurusega, et sul ei teki liiga palju sharded, kus sul on vaja nagu otsida oma andmeid, sul ei ole ka liiga vähe, kus on nagu liiga palju andmeid, et lihtsalt koormab üle ennast. et see on väga huvitav. Ja minu arust lihtsalt kogu see prompting on ka väga huvitav, et me kasutame väga palju AI-d ka nagu tootesiseselt, et kui sul on mingid andmed, kui sa tahad midagi otsida, kuidas mingid kokkuvõtteid teha, kuidas midagi summeerida, kuidas nagu selle lõppkasutaja elu lihtsamaks teha AI abi toel. see on väga huvitav. õhku lennamise poolt, see samast esimeses töökohas, kus ma olin seal pileti platvormi peal sees. Kuna see ei olnud nagu väga palju siis monitooringut peal või isegi kogu see pipeline oli või siuke ligade-lagadi, siis seal oli vaja panna üks uus kolumn siis andmebaasi. Ja see kolumn oligi vist, kas ta oli äkki, no igatahes see andmeid oli seal praegu nagu terabaitides juba, et see oli päris suur. Ja siis seal kõigepealt lihtsalt, mis ma tegin, oli see, et see oli praegu 8-9 aastat tagasi juba, aga võtsin siukse öise aja, kus ei olnud nagu väga palju kasutajaid peal, mis oli mingi 4 või 5. Ja siis kogu selle protseduuri tegin läbi, et okei, et võib-olla nagu sait võib-olla maas mingi aeg. Aga ma nagu väga ei oodanud seda, et kui ma reaalselt nagu hakkasin seda skripti muutma, et mul lihtsalt vaja ühte nagu tulpa siis uuendada, et kõik need andmed üle kopeerida ja kõik. Ja siis see jooksis terve selle andmebaasi kokku, põhimõtteliselt kell mingi 2 öösel. Ja siis ma pidin oma töökaaslastele helistama, ma olin reaalselt aluspükste peal voodis, üritasin andmebaasi tagasi tuua. Et ta oli maas võib-olla mingi pool tundi või midagi sellist. Pool tundi pole palju ju. No mõistel. Aga väga mingeid muid äpardasi pole juhtunud. Siin vahest on muidugi intsidente korratud muidugi, aga need on suhted väiksemad olnud, et ma ei tea, äkki mingi nupp ei tööta kuskil või midagi sellist, aga see on suht väike selle kõrval. Kuidas teil sellega on, et kas deploy reedel teha, et kas see on nagu nii-öelda juba blokeeritud selline statement või? See ei ole blokeeritud, aga sa kindlasti teed, sest meil on ka siin on-call roster. Ja nagu kui sa tahad reaalselt teha reedel kell 4 deploy'd, et kindlasti pead rääkima nendega, kes on nädalavahetusel siis on-call, kes nagu siis peavad neid probleeme lahendama hakkama. Et kui sa suudad need ära nagu konvintsida, et okei, et see on siuke väike deploy, see ei tohiks midagi õhku lennata. Siis anna minna, mina isiklikult ei teeks seda, aga võib-olla esmaspäeva hommikul on parem teha seda. Jah, mul väga meeldivad need väikse deploy mehed reede õhtul. Täpselt nii, just, siis on terve nädalavahetus sisustatud. Jah, need on niisugused.
Me panime, selline küsimus oli, et kas sul on mingi tööharjumus või tööriist, mida sa nagu tahaksid soovitada ka teistele, et me oleme vist rääkinud AI-st siin, et on sul midagi veel nagu lisada või mõtted või? Hetkel väga vist ei ole, ma arvan, et see on suhteliselt standard. Minu arust kõik need tööriistad on igal pool sarnased. Siin kasutatakse väga palju VS Code'i, millest ma üritan veits eemal hoida. Ma vist olengi põhimõtteliselt ainukene inimene ettevõttes, kes veel kasutab WebStormi. Okei. Et Mis teil on siis JetBrain'i toodang on populaarsem või? ei, VS Code on Microsofti vist. Ja ma tean, et aga saab nagu sellest hoitakse eemale rohkem, sa ütlesid, et mis see nagu Ei, alternatiiv. seda kasutatakse väga palju, et see on okei. standard igal pool. Et Okei. ma olen üks last warrior, kes siis üritab WebStormi reklaamida. Peaks nendega mingi diili tegema vist, ma ei tea. Kõigil üritan selle peale suruda. Ja, me proovime ka ja nagu võib-olla tulevad meile podcast'i sponsoriks. Aga siia veel lõppu, et kas sul endal ka mingi pet project on kuskil pilves jookseb, midagi teed või seda me siin küsime kõigilt? On ikka jaa. Mingi paar pet projektidega on kõik need, et sa tahad midagi õppida ise ja siis ise teed endale probleemi põhimõtteliselt, mida selle õppimise käigus lahendada. Ja siis väga palju on sellised pet projekte, mis nagu ei jõua väga kuhugi laivi või midagi. Aga mul jookseb ja AWS-i peal jookseb üks Mobla äpp siis, mis on backend on seal lihtsalt ECS-i peal väike Node'i äpp ja andmebaas on ka RDS-is. See on päris kallis tegelikult, kui sa ise tahad seda kasutada oma hobiprojekti jaoks. See on nagu tegelikult väga hea ka näiteks, et kuidas nagu tööl siis struktuurida sellesse, et okei, et mida kasutada ja kuidas, et kui palju see tegelikult maksab ja kui nagu ise selle eest reaalselt maksma pead, siis nagu mõtled päris rohkem läbi seda, et kui suurt andmebaasil vaja on free tier, sellest enough. Okei. Ja siis veel lõpetuseks veel viimane küsimus, et mida sa tahaksid kuulda sellistes pilvejuttude saates, nagu me täna teeme siin, et mis on nagu teemad, mis ka sind nagu huvitaks ja kõnetaks veel, et sa oled nagu sa oled eestlane Austraalia maal, et võib-olla sul on natuke teistsugused huvid või soovid kuulda, et... Ja, võib-olla sellest, et kuidas siis inimesed koostööd teevad, näiteks pilvetöötajad koos arendusega või siis teiste toote inimestega, et kuidas näiteks otsused nende jõuavad, kui palju nemad saavad otsustada asjade üle. Et seda, ma näen ise, et see on suht keeruline vahest, et koostööd teha, et meil on ettevõttes eraldi tiim, midagi ka, kes siis igapäevane töö on siis arenduses, nagu pilvearenduses. Aga jah, kas midagi selle laadset? Võtame plaani, võtame ja otsime külalise või räägime ise. Ja väga selline huvitav topik on just, et me ise näeme ka tegelikult siin üldiselt seda tendentsi, et võib-olla nagu mõnes projektis, mis algab, et seal väga palju võib-olla pilve inseneriga ei arvestatagi, et ongi, tundub selline devi projekt, aga jällegi selgub, et tegelikult infra on ju vaja ka üles seada. Et selliseid kilde tuleb. Ja arenduse pool samamoodi, et kui sa tahad midagi kiiremaks teha, et nagu alati ei ole lahendus see, et sa lihtsalt paned oma ICT võimsused rohkem mälu juurde, vaid kui sa tead, nagu kood ongi nagu siuke, mis võtab palju aega näiteks, et see nagu väga palju on vaja koostööd teha tegelikult seal, et selle probleemini jõudma. Jep, aga selline meie 10. juubeli episood sai. Aitäh teile kuulamast. Aitäh Jaanisele, aitäh Alan sulle. Järgmise korrani. Tšau. Suur tänu, nägemist.